Tere, head vaatajad! Tere ka minu poolt. Suur rõõm on üle pika aja tagasi olla, puhkused on läbi ja vaatamegi, mis siis on vahepeal juhtunud ja mis on uudist. Ja kõigepealt, Marge, ma küsiks sinu käest põllupäeva kohta, et mind ennast seal kahjuks küll ei olnud, aga kuidas põllupäeva läks ja millised olid võib-olla sellised tooted, mida siin talivilja külvajatele just soovitada? Põllupäev meil läks suurepäraselt, külastatavus oli jälle suur, rahvast oli palju kohal, ilm oli hea, katsed olid meil suurepärased, täname siis ka kõiki neid, kes meil külas käisid. Eelkõige tooksin esile siin meie taliviljadest talinisu Spenceri katsed, mis olid tõesti väga ilusad ja tulebki ju siin kohe taliviljade külv, nii et tasub siis endale Spenceri seemet soetada ja ka teised katsed olid väga head. Kaerakatse, hernekatsed olid väga ilusad, nii et loodame, et sealt ka hea saak tuleb. Talirapsi külv tuleb ju enne veel ja siin aeg pressib peale. Meil on pakkuda väga head sordid Architect ja Excited, nii et pöörduge meie esindajate poole ja et oleks siis seeme õigel ajal olemas. Nii et järgmisel aastal jälle uued katsed ja uus põllupäev. Just, ja toimetame jälle nende samade tublide inimestega. Ja järgmisena vaatakski siis võib-olla külvipindasid, sest eelmine nädal tulid uuendatud külvipindade andmed, et sa oled sinna nüüd rohkem sisse vaadanud, et mis seal siis sellist huvitavat välja võib lugeda? No tõesti, need hektarid tulid välja ja tegime siin ka väikse analüüsi, et mis see pilt siis näitab. Kokkuvõttes saame öelda niimoodi, et teraviljapind tegelikult väga suuresti ei vähenenud, natukene, kuskil sinna 0,5%. Ja kui vaadata nüüd sinna sisse, siis saab ka teha nii-öelda ennustust, et kui palju siis 24. aasta saagi prognoos võiks tulla, sest koristus on ju ka alanud ja põllumehed on ka ju vaadanud oma põlde ja rääkinud, et mida nad siis siit või sealt poolt ootavad. Aga kui hektaritest rääkida, siis nisu hektarid on enam-vähem sama palju kui eelmisel aastal ja kuna pinnad on praegu päris head ja nii-öelda põllud on ka siin ja seal kohati paremad, kohati võib-olla mitte nii head, aga keskmiselt võib oodata ikkagi head nisusaaki. Kui võtta järgmine suurem kultuur oder, siis see tegelikult valmistas natuke pettumust, et 15% on vähem siis hektareid kui eelmisel aastal ja kui on nüüd kuulda siit ja sealt ikkagi neid nii-öelda potentsiaalseid saaginumbreid ja seda põllupilti, siis tegelikult prognoosime siit ka vähem saaki kui siis eelmisel aastal. Üllatas, aga mitte võib-olla nii palju, oli ikkagi siis kaunviljade osakaal. Hernest on tunduvalt rohkem külvatud, mida oli ka oodata ja ka herne põllud on tegelikult praegu väga-väga ilusad, nii et loodame, et seda saaki saab sealt ka purki siis sügisel panna. Rapsipind võib-olla ehmatas kõige rohkem, et talirapsi pind on ikkagi vähenenud siin, ütleme, et üle 30%. Suvirapsi õnneks on küll rohkem külvatud, aga keskmiselt võime öelda, et ikkagi hektareid 20% vähem. Ja kui panna see saagiks ümber, siis ütleme niimoodi, et mina oma ruudulises vihikus prognoosin siin vaatad selline 110 000 tonni rapsi ainult, mis on ikkagi võrreldes üldsegi viimaste aastate jooksul ikka üks vähesemaid saake ja kui me võtame siin, ütleme 5 aasta perspektiiv, siis üle 40% ütleme, on see langus nüüd 24. aasta rapsisaak versus siis 5 aasta keskmine, et see on väga suur langus. Nii et kokkuvõttes ma ütleksin niimoodi, et vilja minu ruudulises vihikus on siis prognoositud kuskil selline 14% rohkem kui eelmine aasta, kaunviljasid kuskil selline 37% rohkem, rapsi võib-olla selline 22% vähem kui eelmisel aastal. Kokkuvõttes kogu saak tuleb kokku minu arvatuste kohaselt kuskil 1,63 miljonit, see tähendab kuskil selline 12,8% rohkem kui eelmisel aastal. Nii et vaatame, kuidas siis sügisel läheb ja loodame, et tuleb rohkem. Ja koristus on ju tegelikult ju pihta hakanud, et nii palju, kui ma kuulnud olen, siis taliotra on koristatud, on saadud siin 7 tonniseid saake, on ka vähem saadud. Rüpsi on siin koristatud, talirapsi ma veel ei ole kuulnud. Rüpsi puhul on olnud ikkagi põud pihta andnud ja ei ole väga head saaginumbrid olnud, vähemalt need, mida mina olen kuulnud, aga kindlasti on see kõik alles algusjärgus.
ja taliodra on meil ju ka endale sisse sõitnud ja need taliodra koormad, mis on tulnud, on tegelikult väga hea kvaliteediga, et kui me eelmistel aastatel oleme siin võidelnud just nende madalate mahukaaludega, et vaevalt see teinekord 55 olnud, siis praegused taliodra koormad on tegelikult ikkagi tugevalt üle 60, mahukaalus olnud siin 63, 64 isegi, nii et selles mõttes annab head pilti ja proteiinitase otradel on olnud kuskil selline 11,5. See on ka üsna kõrge. Jaa. Nii et vaatame, kuidas siin siis koristus edasi areneb, praegu oleme väga alguses. Kui vaadata, mis on Leedu pool, siis leedukad on ka koristanud nüüd taliodra ära ja on juba alustanud natukene nisukoristusega. Seal esimesed autod on ka sisse sõitnud ja kvaliteet paistab praegu väga erinev olevat. Aga kui võrrelda nüüd eelmise aastaga, siis seal näitab, et proteiini tase võiks olla kuskil 0,5% võrra kõrgem kui eelmisel aastal, vähemalt nende esimeste koormate baasilt, nii et saab ka väga huvitav olema jälgida, sest ega Leedus hakkab ka nüüd suuresti see koristus pihta. Kui vaadata nüüd lõuna poole, siis ka poolakad on alustanud koristamist, ka seal on kuulda, et proteiini tasemed on võrreldes eelmise aastaga natukene kõrgemad, kuskil selline erinevates regioonides 0,5% võrra või siis isegi protsent kõrgem kui eelmisel aastal. Ja kui jõuame nüüd nendesse eriti Prantsusmaal, siis seal olukord ei ole kõige parem, et tegelikult Prantsusmaa on koristanud ikkagi väga vähe võrreldes eelmise aastaga. Prantsusmaa on koristanud nisu ainult 4%, kui tavapäraselt on koristatud selleks ajaks tavaliselt 19%. Aga seda me oleme ka varem oma saadetes rääkinud, et Prantsusmaal on ikkagi vihmaprobleem, seal on märg, koristus on takerdunud ja ka saagikused, mida nüüd on koristatud, on tegelikult ikkagi tagasihoidlikumad, kui võib-olla siin prognoositi või siis saadaksegi aru, et ikkagi see saak, mis Prantsusmaal tuleb, saabki olema tõesti vähem kui eelmisel aastal. Ja saagikused praegu on näidanud siin tonn vähem kui eelmisel aastal. Meil numbrites on tegelikult juba see sees, et Prantsusmaa koristab vähem nisu kui eelmisel aastal ja see on kuskil selline 5 miljonit tonni vähem. Nii et nüüd tõenäoliselt saadaksegi aru, et see number nii ongi. Jah, ja ega praegu kui 4% koristatud on natuke võib-olla vara ka öelda, aga ilmselgelt koristus vihmade tõttu ongi hilisem ka. Hilisem ja ollakse maas nii-öelda tavapärasest. No just. Aga seda on hea teada, et nüüd on näha, et hakkab vaikselt iga nädal neid uudiseid tulema ja siis me saame hoida ka meie põllumehi kursis, mis siis toimub. Ja rapsikoristusest ka, et leedukad on alustanud ka rapsikoristusest, et esimesed nii-öelda proovid on näidanud, et õlisus on väga kõrge, kuskil seal 45 juures, saagikused võib-olla ei ole rekordi lähedal, aga on ka hea. Aga oluline siin on ära mainida, et rapsi tuleb Leedus praegu prognooside kohaselt väga kõvasti, et 1 miljon tonni sisuliselt tuleb rapsi Leedust. Et kui ma enne mainisin, et kui suur meil saab Eesti rapsisaak olema selline 100 000 kanti, eks ole, siis tegelikult Leedus on 1 miljon tonni. Ja mis see tavapärane on? No ta enam-vähem ongi olnud, ta on ka kasvutrendis olnud ja ega eelmine aasta oli ka seal tegelikult kõva saak. Nii et tunneme siis naabrit üle head meelt. Igal juhul. Kui tuleme nüüd tagasi ikkagi kodumaile, siis kui uut saaki praegu koristatakse, siis me oleme vastu võtnud ka juba uut märgavilja oma kuivatites, et kuidas selle aasta kuivatamise hinnad on? Jah, võib öelda, et hooaeg on alanud ja kuivatusest rääkides, siis kuivatushinnad on langenud circa 1,5 eurot tonni kohta, nii et see on põllumehele kindlasti hea uudis. Mis on muutunud turul on see, et on muutunud märjavilja sorteerimine ja täpsemalt siis teised suuremad kokkuostjad on hakanud küsima siis sorteerimise eest raha juba alates 2,1% ja see on siis võrreldes varasema aastaga päris suur muutus tegelikult. Juba 2,1%? Juba 2,1%, ja. Et mis see tähendab põllumehel tegelikult on see, et see rahalisse nii-öelda vääringusse pannes on circa 6,5 eurot tonn keskmiselt ja see sisaldab siis nii-öelda sorteerimisraha, kui ka siis arvestama peab ju ka kogu see kadu, ehk et sorteerimise puhul ju lisandub alati tehniline kadu. Ja kui arvestada, et keskmine prügimärjal on 2,5% olnud meil siin varasematel aastatel, sellel aastal umbrohtu tundub, et on kohati isegi rohkem, ei tea, eks näha ole, on ju, aga ikkagi tundub, et päris palju koormaid läheb sellisel juhul ikkagi põllumehel sorteerimisse, nii et see on kindlasti lisaasi, millega põllumees peab arvestama, et kui ta kuskile siis vilja kuivatada viib. Aga meil sorteerimine
ju ei ole niimoodi, meil on teistmoodi. Just, meie ei küsi täna sorteerimisraha alates, ütleme siis seal vahemikus 2,1 kuni 4, et 4 on siis see, kust meie alustame sorteerimisega. Sest et 4% on juba tõesti nii-öelda prügine ikkagi. Seda on ikka näha ka, kui tuleb sisse, kui on seal 1,9 ja 2,2, siis see vahe on väga väike, aga 4 on ikkagi juba prügine. Just. Ja lisaks on olnud siin segadus ka sissevõtutasudega, et ma ei oska öelda, kuidas keelegil, mis tingimused täpsemalt on sissevõtutasudega, aga Scandaga kindlasti meile toodud vilja puhul märjalt siis ei ole sissevõtutasu arvestatud, nii et sellega võib põllumees täiesti rahulikult arvestada. Nii et kokkuvõttes tegelikult on väga oluline, milliste tingimustega ikkagi siis märgvili siis kuhugi vastuvõttu kohta viiakse, et enne vaja sinna sisse vaadata ja kindlasti ka meie majaga need asjad üle vaadata. Just, et visuaalis ju kõige olulisem võib tunduda, et on kuivatushind, aga reaalsus on ikkagi see, et kõik muud nüansid mängivad ka päris olulist rolli. Ja see 2,1% alates sorteerimine 6,5 eurot kokku on ikkagi päris suur. No see on päris suur kulu. Ja. Kuidas põllumees Tootsil on? Kas Toots on ka hakanud koristama? Praegu hetkel veel mitte, aga kohe-kohe on koristus ka taliodra käes põllumees Tootsil ja siis saamegi vaadata, mis need reaalsed seisud siis on. Visuaalis võib öelda niimoodi, et mis tunduvad ilusad või ilusamad, kui me isegi prognoosides oskasime võib-olla arvata, on siis talinisu ja kaer. Talinisu ma loodan, et võib üllatada, aga eks elame näeme. Ja seda siis saamegi lähinädalatel siin vaadata, et võimalik, et järgmine nädal saame ju vaadata, mis on odra nii-öelda reaalne seis. Ja praegu siin vahepeal, kui sa puhkusel olid, ega Toots ei fikseerinud ka. Hinnad siin tulid järjest allapoole ja ega me rohkem ei ole nüüd fikseerinud, kui me siis oma viimases saates tegime, et praegu mingi 50% me oleme oma nii-öelda prognoosist fikseerinud ja praegu nii-öelda vaatame siis. See oligi eesmärk, põhieesmärk ja nüüd peamegi siis vaatama, et mis siis need päris kogused reaalselt tulevad ja siis saame teha nii-öelda edasise mõtte, et kas ja mida siis nii-öelda fikseerida mingitel aegadel, et seda siis peame hakkamagi siin nüüd koristusajal ka jälgima. Tegelikult ikka ma ütlen, et põllumees Toots on teinud õiged otsused sellepärast, et kui vaadata ikkagi, mis siin turg on teinud, siis hinnad on ju ikkagi alla tulnud jätkuvalt, nii et kui ma praegu vaatan ka Matifi taset, siis detsember nisu Matifis on praegu 223, enam-vähem eilsega enam-vähem samal tasemel ja rapsimatif on tulnud nendest kõrgustest nüüd alla ja täna me oleme novembri matifis siis 476. Et vahepeal siin näiteks rapsimatif oligi meil ju 500 juures. Isegi vahepeal rallis üles sinna 514-ni ja siis sealt oleme nüüd tagasi alla kolinaga tulnud. Nii et turg on olnud ikkagi siin väga volatiilne, võime öelda. Ja kui vaadatagi siis sisse, võib-olla räägimegi siis maailmaasjadest ära, et nisu matif ongi siin alla tulnud ja ega põhjused viimastel päevadel olnud ka ühtepidi nagu oodatavad. Tuli eelmisel nädalal ka USDA raport ja seal numbrid näitasid seda, mida oli ka natukene oodata. USA nimelt koristab ja seal on talinisu saagid olnud väga head. On juba üle 70% koristatud ja eelkõige tõstetigi siis USA-s nii-öelda talinisu saagikust ja saagiprognoosi niimoodi, et kogu pildis suurendati siis võrreldes eelmise kuuga USA nisusaaki üle 3 miljoni tonni ja see tõi muidugi siis liikumist allapoole nii nisudes kui ka maisis, sest teine suur kultuur mais, mida prognoositakse tegelikult ka eelmise aastaga võrreldes enam-vähem küll samal tasemel, mis eelmine aasta, kuid siin just meie vaheldud enne meie põllupäeva nii-öelda vaadati siis laoseisudele otsa ja USA maisi laoseisud on siis palju kõrgemad kui eelmisel aastal, mis siis ka maisi graafikust väga selgelt joonistub välja, et tekkis väga terav kukkumine, nii-öelda vaba langus lausa hindades, nii et see tõi kaasa ka nii-öelda nisu matifi liikumise allapoole. Nii et kui me vaatame praegu nisu ja maisi koos, siis selline kukkumine muidugi on pannud põllumehed sellises seisu, et tegelikult väga suurt kauplemist maailmaturgudel ei toimu. Põllumehed üldiselt on tagasihoidlikud, ei müü ja nüüd, kui ostjad on tulnud turule, nad vaatavad, et hinnatasemed tulevad allapoole ja ka natukene on sellised passivad, et vaatavad, kui allapoole see hind siis veel kukkuda võib. Venemaa nisu hind on ju tulnud kogu aeg allapoole ja nüüd, kui on koristussurve, siis me saame öelda, et tegelikult me oleme praegu sellises ajahetkes, kus on nõudlus maas,
koristussurve on alanud, nii et hinnad püsivad jätkuvalt hetkel surve all. Jah, ja kes siin vaatas võib-olla mõne päeva tagust uudist, kus räägiti, et Venemaa saak on circa 132 miljonit tonni, siis see kadu võrreldes eelmise aastaga on juba hindades sisse arvestatud. Me rääkisime tegelikult sellest nii-öelda väiksemast saagist juba, ma arvan, 6 aega tagasi. Ja see tegelikult seda Venemaa väiksemat nisusaaki on tegelikult kogu aeg suurendatud, et vahepeal oli siin ka kõlakad, et võib-olla isegi tuleb alla 80 miljoni tonni. Ekspordiks? Üleüldse nisusaak üleüldse ja viimastel päevadel on kogu aeg seda suurendatud ja praegu ikkagi prognoositakse nisusaagiks sinna, ütleme, et 82-83 miljonit tonni, et kogu aeg tegelikult see pilt on parem, kuigi jah, loomulikult ei ole see veel ära koristatud, et Venemaa ikkagi hetkel koristab ja oluline ongi, et kuidas ta saab siis sealt edasi nii-öelda koristatud oma vilja, et ilmaprobleemid on meil ikkagi siin ees kindlasti. Kuidas Venemaal ja teistes piirkondades nüüd koristusega läheb, seda me oma järgnevates saadetes siis kindlasti kajastame. Ilm üldiselt on praegu globaalselt hea, koristada laseb, võib-olla kus vihma on vaja, on Ukrainas, aga kui me võtame USA, mis on oluline siis maisi- ja sojakasvataja, siis seal praegu on näiteks ilmaga okei ja üldse, kui tulla tagasi siis siin soja juurde, siis sojahinnad on samamoodi languses ja seda prognoositakse siis maailmas ka kuskil 26 miljonit tonni rohkem kui eelmisel aastal ja seda on ka graafikult selgelt näha. Ja kui vaadata nüüd Eesti hindasid ja neid põllumehi, kes tahavad nüüd näiteks soja ise osta, siis september-detsember on kindlasti ka praegu väga hea tasemete juures siin ette fikseerimisega, et kui me siin 6 aega tagasi rääkisime tasemetest üle 500, siis tänased tasemed enam-vähem seal 430 juures, mis on väga suur hinnavahe ja palju paremate hindadega võib-olla kui koheselt homse tarnega nagu tellida, nii et siin pöörame ka tähelepanu ikkagi ka toorainete ostjatele, et kuna hinnatasemed on langenud, siis tasub ka selle fikseerimise peale mõelda. Nii et kokkuvõttes me saame tegelikult siis öelda seda, et me oleme praegu ikkagi koristusfaasis, nüüd on nii-öelda see koristussurve tekkinud, ostjad vaatavad, et hinnad on alla tulnud, passivad, kuigi just Egiptus muideks tahtsin öelda, ikkagi ostis nüüd kuskil 770 tonni nisu ja päris madala hinnaga, nii et vaatame, ostjad ka vaikselt viisi turule tulevad. Nii et järgmised uudised järgmistel kordadel. Järgmise korrani, nägemiseni! Nägemiseni!